Tähelepanu, tegemist on muistendiga. Enne vaatamist mõtle, kas tead, mis on muistendi tunnused ja kui ei, siis pea nõu oma sõbraga. Kõike, mida nüüd näed, ei tasu tõepähe võtta. Küsimuste tekkimisel või segaste asjaolude ilmnemisel konsulteeri hiljem oma õpetajaga. Siis, kui Eestimaad veel polnud, kõndis ükskord üks kilpkonn meres. Temast lendas lind üle. Sa ei oska lennata, kilpkonn, ma olen sinust parem. Sa ei oska sukelduda. Lind, ma olen sinust parem. Ei mina. Ei mina. Nii vaidlesid kurg ja kilpkonn 7 aastat. Vanajumal vaatas nende vaidlust pealt ja lootis, et nad ükskord ometi järele jätavad. Issand jumal, millal nad oma vaidlusega järgi jätavad? Mina juba siin 7 aastat kannatan nende kisa. Kuid lind ja kilpkonn olid kangust täis ega jätnud. Lõpuks vanajumal vihastas ja saatis vaidlejate poole suure kivimüraka lendu. Ta tahtis lindu ja kilpkonna vaid ehmatada. Ent kivi oli ilmatu suur ja kui see vette plärtsatas, ehmatasid lind ja kilpkonn nii, et heitsid hinge. Nendest said Saare ja Hiiumaa. Kivist aga sai Eestimaa mandriosa. Vanajumalal tuli oma teo pärast suur kurbussepisar silma. See oli nii kibe, et kui ta kivile kukkus, uuristas ta sinna kohe veesilma Võrtsjärve. Kui Eestimaa kivisele pinnale esimesed inimesed asusid, hakkasid nad kividega võideldes põldu harima. Vanajumalale tuli neid töökaid inimesi vaadates jälle oma tegu meelde. Ta avas ühel päeval taevalugid ja laskis Peipsi järvel maa peale tulla, et inimestel pärast tööd vähemalt juua oleks. Eks ta tundis natuke piinlikkust selle maa-asukate ees. Paljudele rahvastele oli ta ju paremat maad andnud. Kui Eestimaa kivisele pinnale